Kerli tegeleb igapäevaselt 2 töökohal rabamise ning doktoritöö kirjutamisega. Lisaks panustab ta aktiivselt mosaiikkoguduse tegemistesse ning veedab kvaliteetaega oma abikaasaga. Kuna Kerli on oma olemuselt väga ehe ja aus inimene, siis võib ta olla päris tema ise paljudes olukordades. Näiteks ülikoolis loenguid andes, sõpradega kõikvõimalike elu puudutavate teemade üle arutledes või lauamänge mängides. Kindlasti tunneb ta erilist rõõmu koguduses kaasateenimise üle. Kerli naudib vabal ajal autoga mõnusatel teedel ringi sõitmist, aga seda just pigem kõrvalistmel istudes. Õnneks abikaasale meeldib juhiistmel olla. Meego täidab igapäevaselt 10 erinevat rolli ja ülesannet. Tänu Jumalale on talle antud maailma tasemel ümberlülitamisvõime. Riigikogu palvus hommikusöögilt otse mõne noorega 1-1 mentorlusele, sealt edasi 3 tunniks lapselapsi hoidma ning 15 minutiga asjad pakkida ja Tallinna lennujaama sõida, et õhtuks Austriasse TCM ülikooli koolitama jõuda. Pole Meego jaoks mingi probleem. Meego on alati tema ise. Eriti aga siis, kui näed teda džässmuusika kontserdil. Aga andekas Meego on pidanud ka palju õppima. R-tähte õppis ta näiteks ütlema 5. klassis. Meego, sina ka siin. Kuule Kerli, rõõm näha sind. Kuidas me siia kokku sattusime siis nüüd? Jah, ma vaatan, et piiblipäevi pole 2 aastat olnud niimoodi, et lavalaudadele on vist suur konkurents. Tundub küll, aga tegelikult ma tänan, sa kutsusid mind. Ma tean, et sina olid mõeldud kõnelema, aga sa kutsusid mind kaasa. Aitäh sulle. Ei, aga mul on üle kõige hea meel, et teie olete siin. Võimas! Teid on palju ja see on nii kihvt, et me saame päriselt koos olla, sest et me väga-väga igatsesime seda ja see on päris. See on päriselt niimoodi, et me võime koos olla ja teeme ühe aplausi kõigil neil, kes on korraldanud seda asja meile täna. Aga kui me siia Meego niimoodi koos sattusime, siis me peaks ühtlustama ära, et mis see päriselt on. Mida sina mõtled sõnaga päriselt? Ja. Ma olin eile ukrainlastest sõjapõgenikega vestlemas. Ja üks noor ema, kes oli jõudnud Eestis just mõni päev tagasi, ütles, et teda vaevab üks väga suur küsimus. Ja see on see, et miks inimesed usuvad valet? Ja kuidas on võimalik, et see vale levib niimoodi, et see võtab kõik inimesed üle? Inimesed hakkavad selle vale järgi toimima ja käituma. Ja ma pean tunnistama, et see tõi mind päriselt nagu selle suure küsimus ette, et mida tähendab päriselt. Ja ma mõtlesin, et ma olen väga õnnelik, et ma olen nende inimeste hulgas ka täna siin, aga et kes tahavad tõde ja kes tahavad päriselt olla need, kes tegelikult võiksime me olla Jumala ees. Et päriselt on midagi niisugust. Aga ma küsisin ka keeleteadlaselt Karl Pajusalult, kui mul on mõni keelend alati, et millest ma päriselt aru ei saa, et ma küsin, et Karl, et ütle, et mida tähendab päriselt. Ja ta ütles, et see on vana soome-ugri keelend. Ja see eesti keeles on pära, soome keeles pera. Ja see tähendab midagi tagumist või viimset või päris põhja ka näiteks. Merepõhi on ka pära. Et kui me jõuame pärale, siis me jõuame sinna, kuhu me olime teel, eks ole. Ja kui me pärime kelleltki midagi, kas siis asjade mõttes või me küsime ka, et siis see tähendab, et me tahaksime midagi, mis meile kuulub, mis on viimselt nagu meie oma. Ja ma mõtlen, et kui me räägime, kes me päriselt oleme või me räägime sellest PP-st kui päriselt, et siis on midagi, mis puudutab meid viimselt. See, kes me tegelikult oleme. Aga kuidas sina seda mõistad, Kerli? Ja mida see sinu jaoks tähendab täna? Ma jäin praegu mõtlema, et see, mida sina kirjeldasid, see väljendab tõelist usku. Et see ei ole nagu enam lootus, mis on päriselt, vaid see ongi usk. Ma tean, et ma tean, et ma tean. Ja see on midagi tõelist, millele elu rajada.
ja kui see, mis sa arvad, et on päriselt su elus muutub, siis muutub su elu päris palju. Kui see, millele sa veendumuse rajasid, see muutub, siis muutub kõik. Ja see võib olla nii hea kui ka väga halb uudis. Vaatasin hiljuti ühte sarja vandenõuteooriatest ja seal lõpus ütles üks mittekristlasest psühhiaater, et inimese aju on nii huvitav, see on loodud otsima absoluuti, seda üht ja ainust tõde. Ja kui ta ei leia seda, siis ta otsib seda kust iganes. Nii et sellest tekivad ka vandenõuteooriad tihti, et sul on midagi vaja, mille ümber kõik muu keerleks. See, mis on päriselt. Jah. Ma sündisin paduusklikusse perekonda. Mu vanemad, mu vanavanemad, terve suur suguvõsa, kõik puhausklikud. Ja ometi mina heitlesin terve oma lapsepõlve tegelikult sellega, et kas ma suudan olla päriselt usklik. Ja minu jaoks oli päris suur probleem, sest selles mõttes, et ma olin seadnud endale nagu mingisuguse etaloni, millised usklikud on. Ja ma olin väike poiss ja mulle tundus, et ma ei saa kunagi latist üle. Ja muidugi, eks kiriku maailmas nagu püütakse ikka paremad olla ja võib-olla võtta mingi mask ette ja niimoodi, ja ma püüdsin ka seda, aga ma sain alati seesmiselt aru, et tegelikult ma ei ole seda väärt, ma ei koge seda ja nii edasi. Ja ma arvan, et võib-olla sa täna ka nagu suudad samastada ennast sellise nagu topelt eluga, kus üks on see, mida sa ise koged ja mõtled ja tunned, ja teine on see, mida teised sinust arvavad. Aga ma olen hästi tänulik selle eest, et Jumal murdis minu ellu erakordselt tugevalt sisse. Ja ma julgeks öelda, et see oli nagu selline Jumala armu sissemurdmine, kus korraga ma sain aru, et ma ei pea suutma. Ma ei pea tõestama kellele, ma ei pea olema midagi enamat kui see, kes ma olen, ja Jumala arm katab nagu ülejäänu kinni. Ja see armu saamise kogemus, see hakkas tegelikult kujundama minu elu päriselt usklikuks. Ja ma arvan, et ma täna olen teistsugune inimene, mitte sellepärast, et ma olen ise suutnud, vaid et Jumala arm on kuidagi mu ellu tulnud ja on kujundanud mind. Minu lugu on natukene teistsugune, sest mu perekond ja eelkõige vanaema juhtisid mind kirikusse, aga kui ma olin 12 või 13, siis tegelikult regulaarselt mitte keegi ei kutsunud mind sinna ega viinud sinna. Ja ma mäletan, see oli üks hetk vist trennis, kui ma sain aru, et Kerli, sa pead otsustama. Sa kas praegu hakkad käima koos Jumalaga päriselt või sa ilmselt ei hakka seda kunagi. Või veel pikka aega. Ja ma mäletan, ma olin 12, ma hirmsalt kartsin, ma elasin Viimsis, ma polnud kunagi Tallinnat näinudki, ja hakata kusagil kirikus käima, kuskil otsisin, kus on siis koor olemas, läksin Oleviste kirikusse, aga ma sain aru, et kas ma päriselt otsustan midagi ära või teekond võib minna hoopis teistmoodi. Ja hea, kui on, millele toetuda, üks hea kirjakoht on Rooma kirjast. Meil on piiblipäevad, loeme piiblit ja seletame seda. Rooma 3, 22-24. See on Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Meego. Päris muidu. Kas sulle ei tundu see liiga hea, et olla tõsi? Ja mulle meeldib tegelikult see, et piiblis on öeldud, et see on päris muidu. Ja kui me võtame seda sõna täpselt nii, et kui me läheme päris viimse lõpuni, siis seal on see päris muidu antud Jumala arm. Ja tõepoolest see kõlab nagu peaaegu et võimatu, see on nagu muinasjutt, kas see on tõelus. Aga teate, ma tahan teile täna öelda, et maailmas on ainult üks usund, mis kuulutab päriselt igale inimesele seda Jumala armu täiesti muidu. Kõik teised usundid, ma olen usundeid õppinud, ma olen õpetanud neid aastaid ja aastakümneid isegi, ja ma julgen öelda, ma olen uurinud neid, ja ma julgen öelda, et Albert Schweitzeril on õigus, kes oli suur filosoof ja missionär ja orelikunstnik ja teoloogi ja arst ja missionär, kes ta kõik oli. Ta ütleb, et
kristlus on maailma kõige võimsam lunastusreligioon. Ja see on selles mõttes, et päris muidu sedasama armu, mida mina vajasin, et ma ei suuda tegelikult ise, kuulutab Jeesus Kristus päris muidu. Lihtsalt, see arm lihtsalt kingitakse ja antakse meile. Ja tänu sellele, et see arm on võimalik, on meil võimalik saada tõeliselt usuinimeseks. Et me mitte ei tõesta midagi kellele, vaid me usume ja usaldame lihtsalt Jumalat. Ja kuulake, mida ütleb Efesuse kiri. Sest teie olete armu läbi päästetud, usu kaudu, ja see ei ole teist enestest, vaid and Jumalalt. Ma arvan, et just niimoodi sain mina päästetud. Usu läbi Jumala armust päris muidu, lihtsalt mitte iseendast, vaid Jumalast. Ja ma usun, et Keri, tegelikult sina kogesid midagi taolist. Ja ma arvan, et mida Jeesus pakub, ongi see, et ta kutsub ja kisub meid lausa välja sellisest umbusust, sellisest ebakindlusest. Ma vaatasin neid sõnapilve ja mõisteid, mis te olite sinna pannud. Ja panite tähele, kui palju seal oli seda, nagu et ma olen pinges, ma olen ebakindel, mul on raske ja me oleme sellises seisundis tihti peale. Aga vaat sellisest umbusu ja ebakindluse pinge väljast kisub Jumala arm meid välja. Ta nagu magnetiga tõmbab meid tegelikult välja sellisest ebakindlast usukindlaks, umbusust usklikku ellu. Ja sellises suhtes on vaja kedagi, kes seda kinnitab. Ja Piibel ütleb, et see on teadmine ja veendumus, et Jeesus on issand. Ja. Et selle maailma üle ei valitse mingisugused umbmäärased algjõud ja ma ei tea, poliitilised ja militaarsed liikumised, vaid selle üle kõrgub Jeesuse issandaks olem. Piibel ütleb, see on ususõna, mida me kuulutame. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on tema surnust üles saanud, siis sind päästetakse. See on ususõna. Aga selles juhtub midagi sinu ja minu elus ja kui sa ei ole seda varem veel kogenud, siis tere tulemast, sa oled täna õiges seltskonnas. Mina ka seda ei olnud kogenud. Aga Jumala arm murrab täna sisse. Kui Jumal sind täna kõnetab, ja ära jätta kasutamata täna õhtul seda võimalust. Mina olen siin, teised inimesed, kes on valmis sinuga vestlema, palvetama, selle õhtu lõpul on võimalik sul seda samma ostud, et öelda see ususõna. Jeesus, ole sina minu issand. Ja su elu muutub Jumala armu läbi. Jaa, usuga on väga huvitavad lood. Mina ütlesin sama Jumalale üsna noorelt, et päriselt sina oled mu issand Jeesus Kristus. Aga mis läks edasi? Ma seisan siin teie ees ja tahan olla ülimalt aus, sest Jumal ütles mulle kunagi, et kui sa midagi räägid, ole haavatav ja ole aus. Mina olen veendunud kristlane ja terve oma elu olnud hirmude kehastus. Ja ma ei räägi sellest, et ma kardan ämblikke. Neid ma olen ka kartnud, aga ma olen paaniliste hirmude kehastus olnud. Mõne loo räägin. Näiteks ma olen kartnud vargaid enam-vähem igal hetkel, päeval, öösel ja kogu aeg. Ja ükskord, kui ma pidin ülikooli minema, oma vanemate kodus elades, ärkasin üles, vaatasin, et kõik on juba läinud. Tegutsesin, kogu aeg on niisugune kõhe olla ja järsku tulid mingid sammud. Mina muidugi kohe paaniline efekt hakkas tööle, jooksin majast välja läbi lumehangede naabri juurde, ajasin ta üles kell 7 hommikul, ütlesin, mul on vargad majas, kutsu politsei, kohe. Ja ta kutsus ja ütles, et lähme ikka vaatame ka ise. Ja ma ütlesin, et ei lähe, kutsu politsei. Ta ütles, et lähme. Lähen siis naabrimehega koos igaks juhuks 2 koeraga ja siis astume majja sisse ja lähme teisele korrusele ja seal tuleb mu õde vastu, kes elab ka samas majas. Hallo, Kerli! Ma nii väga kartsin, et palju loogilisem kui see, et mu õde liiguks samas majas, kus ta elab. Tundus see, et vargad on sees, nii et ma kutsusin oma õele politsei. Teine lugu, palju on olnud neid asju, et ma sõidan autoga pimedas maja juurde, pargin ära, mu autost on 10 meetrit ukseni ja ma ei julge minna. Ma lihtsalt ei julge minna, sest see on paaniline hirm, mis mind valdab. Ja siis helistan kellelegi, et kuule, kas sa saad mulle auto ukse juurde vastu tulla, et ma olen 5 meetrit eemal. Täiesti jaburad asjad. Siiamaani näiteks ma ei jäänud öösel üksi magama. Ma olen nagu natukene täiskasvanu juba, aga ma ei saanud. Nii suur selline hirm. Ja siis mõtled, et aga
mida ma siis teen? Ma olen ise kristlane, mul on häbi rääkida nendest asjadest, sest kõik saavad nendega hakkama ja mina ei saa. Abielluda kartsin ka, 6 aastat võtsin aega, et julgeda jah öelda. Emaks olen kartnud saada, aga tead, mis on veel hullem? Mul veel ei ole lapsi, aga need inimesed, kes kuulevad neid lugusid, nad ütlevad, et vau, sa oled selline, järelikult sa ei peakski emaks saama. Ja ma olen neid lugusid uskunud, ma mõtlesin, et ma ei peagi kõiki neid asju elus tegema. Maanteesõitu kartsin, mõtlesin, et ma ei sõida enam autoga. Okei, las olla. Lihtsalt ma olen kordi ja kordi jätnud asju ära, sest ma kardan paaniliselt, olles samal ajal kristlane. Ja kui ma oma abikaasaga tutvusin, siis hakkas tema ütlema, et Kerli, see ei ole päris õige. Sa jääd väga paljust asjast ilma elus. Seni ma olin mõelnud, et ma saan ju elada niimoodi, aga ta ütles, et see ei saa nii olla. Ja samal ajal ma avastasin ühe kirjakoha, Galaatia 5.1, mis ütleb, et Kristus on sind vabastanud vabaduseks. Ära lase siis panna ennast orjaikkesse. Ja tollel hetkel ma sain aru, et ma võin olla kristlane ja öelda, et Jeesus on päriselt mu issand. Aga kui ma elan hirmude meelevallas, ma lasen neil valitseda, siis midagi on päriselt puudu. Ja mis tuli täieliku heurekana minu ellu oli piibel. Ei olnud suur ilmutus, oli see sama piibel, mida me kõik loeme. Ja Luuka 17, siin on põnev koht, kus jüngrid ütlevad, et issand, kasvata meie usku. Ja mis siis Jeesus vastab? 5. salmist. Aga issand ütles neile, kui teil oleks usku nagu sinepivakene, te võiksite öelda sellele mooruspuule, juuri end üles ja istuta merre ja see kuulaks teie sõna. Aga kes teie seast, kellel on sulane kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta väljalt tuleb, tule kohe siia ja istu lauda. Eks ta pigem ütle talle, valmista mulle õhtusöök, pane vööle, teeni mind, kuni ma saan söönud ning alles pärast söö ja joo sina. Kas ta seda sulast tänab, et see tegi, mis teil kästi? Nõnda ka teie, kui te olete seda kõike teinud, mida teil on kästud, siis öelge, me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oligi teha. Teate, siin on 2 asja selles kirjakohas. See näitab meie suhtumist kristlastena, aga see on täpselt seal kohas, kus Jeesus ütles jüngritele, või kus Jeesus ütles, et mitte mina ei kasvata teie usku, vaid pange usk tööle, rakendage seda. Nii nagu me ei saa ka öelda, et kui meil on kleenuke poiss ja suur musklimees, küsida, et kummal on rohkem lihaseid. Üks on lihtsalt teinud midagi nende lihastega, teine saab ka teha. Ja siis ma sain aru, et ma pidin 29 aastat elama selleks, et aru saada, et midagi võib muutuda. Mida ma hakkasin tegema? Hakkasin otsima välja kirjakohti ja ütlesin endale kõva häälega neid. Näiteks, kui ma jäänud öösiti üksi magama, siis ütlesingi välja, et Jumal, sinu sõna ütleb, et ma heidan maha ja uinun, sest sina asetad mind julgesti elama. Kõva häälega, kuni ma jäin magama. Ja ma pean väga palju üksi magama jääma, sest Jumal andis mulle abikaasaks piloodi, kes on palju välismaal. Nii et ma tõesti sain seda harjutada. Ja tõesti, elus esimest korda 30-aastaselt jääma öösel üksi magama. Mida veel? Näiteks kartsin minna autoga lennujaama öösel, kui pidin minema. Pakkisin siis enda kohvri kokku, läksin õue, meeletu hirm tuli, siis mõtlesin, et ma jooksen. Igaks juhuks ei hoia seda niimoodi järel ka, et siis see teeb häält ja mõni pahategija võib kuulda. Siis haarasin raske kohvri kätte ja jooksin. Jõudsin ühe Bolt autoni, tundsin, et ma ei julge. Kõik need hirmud tulevad, ma ei julge sinna autosse istuda, sõita, ma jätan selle reisi ära. Ja siis tuli meelde, et nüüd sa ju tead, kuidas teha. Ja siis öösel kell 4 hüüdsin üle tänavate kõva häälega. Mina olen Jumala laps ja mina ütlen, kuidas asjad siin käivad. Kõik see kaikus natukene aega ja nii julge oli, kõik läks hästi. Veel üks lugu, ma olen korteriühistu juhatuses, kes teid on ka siis meie ühine kaastunne kõigile. Tegime ebapopulaarse otsuse, üks mees hakkas ähvarduskirju saatma. Saatis tervele juhatusele ja ikka koledasti ähvardas. Hakkasin siis teda guugeldama, tuli välja, et ta on mõrva kaasaitamise eest vangis olnud. Ega mul siis paremaks ei läinud. Ütlesin Matteusele, et kolime kohe ära.
mina elasin enam. Või kui ma jään siia elama, siis see tuleb mul iga kord õue vastu ja me lähme koos üles ja alla. No way. Ja siis jälle tuli meelde, et kuule, nüüd sa ju rakendad usku päriselt. Ja ma hakkasin selle mehega kirjutama, tema vene keeles, mina eesti keeles. 7 kuud kirjutasime. Koledaid sõnu sain alguses kõvasti, aga kusagil 6. kuul ta kirjutas mulle, et tegelikult ma tean algusest peale, kui sa siia tulid, et sa oled teistsugune. Ja ta hakkas järsku ütlema hoopis muid asju ja nüüd ta teeb mulle uksi lahti ja teretab mind ja kõik on hoopis teistsugune. Me ikka elame seal, aga asjad on nii palju paremad. Et ühesõnaga see, et ma saan rakendada Jumala sõna päriselt ja ma 29 aastat oma elust ei teinud seda. Miks? Aga ma olen väga õnnelik, et ma nüüd teen. Ja Kerli, ma kuulan sind ja ma mõtlen, et kui Jeesus ütles, et te võite puid ja mägesid teisale liigutada, et see ei sünni ilmselt niimoodi üleöö selline usk. Mulle tundub, et selliseid mägesid ja puid liigutav usk, see peab kasvama meis, nii nagu see sinepivakene, see on nii pisikene. Ma olen kunagi Chicago muuseumis käinud vaatamas sinepivakest suurendusklaasi jälle, siis näed ka seda pisikeselt. Et ta on niisugune ebe, et ta nagu ei märkagi teda. Ja vaadake, see usk peab kasvama ja siis ta võtab nagu üle kõik selle meie elus. Ja ma kuulasin kõiki neid lugusid, et minu elus on ka igasuguseid asju olnud. Ja ma arvan, et see, kes me täna sinuga oleme, me ei ole nagu automaatselt seda, vaid tänu Jumala sõnale, tänu püha vaimu tegevusele meie elus, tänu võib-olla koguduse ja kaaskristlaste julgustusele ja kõigele sellele me tegelikult kasvame selle sisse. Ja miks me peame sellesse kasvama? Ma ei ole kunagi tegelenud ekstreemspordiga, aga ma kujutan ette, mida tähendab ühe mingisuguse skateboardist nagu sõitmine. Et tasakaalu hoidmine, tasakaalust väljas olekus on nagu inimlikult vastuoluline olukord. Aga usk on, usu elus elamine ongi mingis mõttes nagu tasakaalust väljas elamine. Aga ma pean õppima tasakaalupunkti hoidma just nimelt selles, et Jeesus on issand, see on see elu vertikaal, mis tegelikult kogu aeg lõikub igasse olukorda. Ja siis selle vertikaali peale ma tegelikult kõigutan ennast nagu, et kui asi läheb siia poole natukene, siis ma toetun teisele poole ja nii edasi. Ja Jumala sõna, need juhtnöörid, mida sa endale kordad pimedas hommikus, et need tegelikult kinnitavad meile seda, et me elame teises reaalsuses tänu sellele, et on mingid jõud veel üle selle kõik, mis siin on. Ja nende jõududega on huvitav asi ka, et Jumal on nii reaalne ja meie tunded ja emotsioonid on ka reaalsed. Mina näiteks tükk aega arvasin, et see, kui suur usk ma tunnen, et mul on, nii suur see ongi. Ja siis tundus, et ma ei saa ju teha suuri asju, sest mul on väike usk, veel hullem. Kui ma kogu aeg mõtlen varaste peale, kes sisse tungivad, siis nad tungivad, sest ma ei usun seda. Mõtlesin nii, aga nende uute avastustega ma sain aru ka, et emotsioone peab valitsema ja su tunne võib olla kõige nõrgem seal, kus su usk saab kõige rohkem kasvada. Üks pisike näide. Ma olen inimestest palju palvetanud koguduses ja kui nad tulid suurte muredega, siis ma ei julgenud palvetada. Ma tegin hästi pisikese palve, sest mul ju usku niikuinii ei olnud. Nii. Ja siis järsku loen neid asju ja saan aru, et ei, usk emotsioonide kiuste, mitte tunded ei pea toetama usku, vaid usk peab olema see, mida tunded teenivad. Ja siis ma hakkasin rakendama seda, et inimesed tulid suurte murretega eestpalvele. Ma ütlesin, väga hea, rakendame usku. Hakkasin paluma ja teate, kui suured asjad hakkasid juhtuma. Ja ma mõtlesin, et Jumal, kas päriselt ma ei saanud enne nende eest palvetadagi korralikult. Ja nüüd ma lihtsalt mõtlesin, ma sain aru, mida sa mulle ütled oma sõna kaudu. Ja nüüd, kui ma olen palvetanud, inimesed on saanud ängistustest, ärevustest vabaks, prohvetliku sõna ja vaimuandeid, millest me veel räägime siin Peepel. Jumal on andnud nii palju, sest kui ma tundsin ennast nõrgana, ma ütlesin välja, et ma lähen ja teenin, sest ma kasvatan usku ja see hakkas nii pidi tööle. Minu kogemus on üsna sarnane, aga ma olin kõvasti pisem, nagu ma rääkisin, kui ma see usu asja hakkasin nagu kõike mõtlema ja otsima oma ellu, et mul oli ka kogu aeg see probleem, et see tunne kaob ära.
ja ma ei tea, kas sa oled kunagi seda kogenud, aga et vaata, kui sa tuled Jumala juurde või koged Jumalat, see tunne on nagu üsna ülestõstev. Ja siis võib juhtuda, et mingisugune asi, mis võtab selle tunde ära. Ja ma olen nii palju kuulnud hiljem ka inimesi ütlemas, et tunne läks ära, ma ei ole enam usklik või ma ei ole enam kristlane või ma olen nagu Jumala kaotanud. Ja sellega tuli tükk aega mul tegelda, mitmeid aastaid lapsena, kui see tunne läks ära, ma arvasin, nüüd on kõik läbi. Aga ma käisin hiljuti ühel koolitusel, coachingu koolitusel ja seal üks psühholoog tõi väga hea näite, kujundliku näite elevandist ja kui teil on see pilt, äkki saate korra panna sinna ühe elevandist pildi, et vaadake, kuidas on võimalik, et ratsanik sõidab elevandiga. Vaadake, kui suur on elevant, kui palju tal on jõudu ja kui pisik on inimene ja kuidas ta suudab tegelikult seda suunata. Ja nüüd see psühholoog ütleb, et 80–90% meist, meie elus suunab meid kogu aeg emotsioon ainult. Ja see on nagu see suur elevant. Tal on nii meeletult jõudu emotsioon meid kuhugi viia. Kuidas see ratsanik sõidab? Vaat see ratsanik, see ratio, see ratsionaalne, mõistlik Jumala tõotustele, Jumala sõnale, sellele maailma selgitusele, mida Jeesus annab, sellele toetuv. Ja nüüd see ratsanik annab sellele elevandile sõnumi, kus on veel parem. Kuhu tuleb tegelikult liikuda? Kuidas ma saan sellest hirmust välja sinna, kus on turvaline, kindel olemine? Ja ta suunab tegelikult elevanti selle järgi, kuhu ta tegelikult tahab minna. Need tunded tahavad minna tegelikult turvalisuse, rõõmsa, rahulolu ja kõige selle juurde. Ja seda peab andma tegelikult see ratsanik. Ilma selleta ei ole see võimalik. Ja vaadake, usus kasvamisega on natukene niimoodi ka, et sellega ei kaasne ainult positiivsed tunded. Sest Jumal saadab meid vahel ka sellistesse ebamugavatesse olukordades, seal, kus ongi olukorrad tasakaalust väljas. Kujutage ette Peetrust, kelle Jeesus ütleb, et aga astu paadist välja. Ja sa ei ole mitte batuudil, kus kõik niimoodi, eks ole, kõigub, vaid need ongi päris lained. Ja tuul kõigutab neid kogu, su pinnas on täiesti kõikuv. Ja nüüd sealt sellest mugavustsoonist ja ebamugavustsooni astudes hakkab Peetruse mugavustsoon kasvama ja arenema. Järgmine kord on tema mugavustsoon juba suurem, sellepärast, et on olnud seal, kus on asjad tasakaalust väljas. Aga see ei ole üleüldse ainult positiivsete tunnetega. Nüüd ära seosta oma usku ja kindel olemist Jumalaga ainult tunnetega, aga juhi neid tundeid sinna, kus sa võid kindel olla. Ja Piibel ütleb 2. Korintuse kirjas selle kohta väga hästi, 2. Korintuse 10 ja edasi. Meie võitluse relvad ei ole ju lihalikud, vaid need on Jumalas vägevad kindlustuste maha lõhkumiseks. Me kummutame targutused, purustame iga kõrkuse, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu ja me võtame vangi Kristuse sõna kuulmisesse kõik mõtted ja oleme valmis nuhtlema iga sõna kuulmatust, kuni sõna kuulelikkus on saanud täielikuks. Tõesti selline meeldetuletus, et kui mul tuleb kartus, hirm, värin, see, mis mind takistab, ebamugavustsoon, siis need mõtted ma võtan vangi heas mõttes, nagu kõige kindlamas mõttes ja ütlen, et Kristus, see, mida sina räägid, on tõde. Ja väike punkt ka sellest, et kui sa mõtled praegu, et sul on hea rääkida, sa näed tulemusi, aga mina olen proovinud elus ja no ei tööta. Et üks peab valetama, kas Jumal või minu elukogemus. Ma olen ka nii mõelnud. Ma olen mõelnud, et keegi peab valetama, sest see ei tööta. Kas Jumal või minu elukogemus? Minu puhul on valetanud minu elukogemus, sest Jumal ei valeta. Ja üks hästi innustav lugu viimasel ajal, mida ma kuulsin, oli ühelt ameeriklannalt, kanadalannalt tegelikult, kes elab Aafrikas. Ta ütles, et ta sai Jumalalt sellise julgustuse, et iga pime inimene, kelle eest ta palvetab, saab nägijaks. Ta hakkas palvetama, usku rakendama ja ta palvetas aasta aega ja mitte keegi ei saanud nägijaks. Ta nägi 100 pimedaid inimesi, aga mitte kellegiga ei juhtunud see ime. Ja mõtle, kui sa teed 100 korda seda, mida sa arvad, et Jumal ütles sulle, et tee ja mitte midagi ei juhtu. Ma ei tea, mina oleks 4. korral lõpetanud, võib-olla 2. aga 100 kordi. Ja ta ütles, et aasta läks mööda. Ja siis sai esimene inimene nägijaks ja nüüd on saanud 100 ja 100 ja 100 ja tuhandeid inimesi nägijaks, sest peaaegu iga kord, kui ta palvetab, inimene saab nägijaks. Et
nii hea, et ta ei lõpetanud, et oma emotsioone talitses ja võttis need Kristuse sõna kuulmisesse vangi, sest see tõotus oli teel. Ja see nii innustas mind, et ma ei anna alla, kui mu elukogemus ja Jumala sõna veel ei lähe kokku, siis Jumala sõna ei valeta. See on päris. Ja muidugi Jeesus ütleb väga ilusti ja mitte ainult füüsilise nägemise kohta, ütleb, et puhtad südamelt näevad Jumalat. Ja mõtlesin selle üle, et kuidas on võimalik üldse nähtamatut näha. Aga et kui meie vahel ei ole enam distantsi, kui minu ja Jumala vahel ei ole enam barjääri, et ma teen ennast täitsa avali, ma olen päriselt tema ees, võt seal hakkab Jumal kuidagi nähtavaks muutuma. Sinu ja minu elus ka. Ja ma mäletan, minu elus oli periood, kus mul oli kõige tähtsam sport. Ma olin Eesti koondises, mu tulevik tundus nagu olevat kõik sellega seotud ja nii edasi. Ja võt Jumal viis mind punkti, kus ma sain aru, et ma olin ehitanud selle spordist endale nagu mingisuguse kindluse või mingi müüri enda ümber. Ja see oli minu elukindlus. Selle peale ma ehitasin kogu asja. Aga sellega ma olin loonud distantsi iseenda Jumala vahele. Ja ma olen aru saanudki, kuidas tegelikult selle spordis sai ebajumalus. Ja ma olin võõrandunud sellest, kellele ma tegelikult täiega kuulun. Ja kui Jumal tõi mind sinna punkti välja, et ma pean ütlema talle välja, ma pean ise endale ütlema välja, et mul on valida kas selle ebajumaluse või Jumala vahel. Päris elava Jumala vahel. Ja ma tunnistasin seda ise endale. Ja mu süda sai puhtaks Jumala ees. Siis see distants kukkus ära. Ja ma leidsin osaduse, milles ma elan siiamaani. Ja Piibel ütleb 2 korda Timoteuse kirjas, Paulus ütleb Timoteusele, et meie usus kasvamine on võimalik ainult puhta südamega. Säilita usku, puhas südametunnistus, mõned on ära tõuganud. Vaata, selline puhtas distantsi puudumine Jumalaga, seal hakkab see usk nagu tegelikult tööle. Usu saladus on puhtas südametunnistuses. Ja see tähendab seda, et ma avan ennast, ma olen avali Jumala palges. Ja ainuke põhjus, miks me siin täna räägime, on meie meeletu igatsus võidelda koos teiega. Et tõesti, olgu need hirmud, olgu need muud asjad, see võib-olla tunned, mis sind torgib, aga võib-olla ei tunnegi, võib-olla sul on lihtsalt palju küsimusi, aga me oleme siin sellel Peepel päriselt sinuga koos, sest et see ei ole sõnakõlks. Ma nii väga igatsen, et sina ei peaks olema mitte mingit asjade orja ikkes, sest et mina olin 30 aastat ja seda ei oleks vaja olnud. Meil on siin eestpalvetajad ja me ise oleme valmis rääkima ja see on meeletu südameigatsus, et midagi muutuks, sest et koos Jumalaga see on võimalik, sest tema sõna ei valeta. Puhtast südamest ja südametunnistust rääkides me jõuame lõpuks nagu sinna, et me elus võivad olla mingid varjatud asjad, mida me ei taha kunagi iseendale rääkima teistele tunnistada. Ja samas Piibel ütleb, et kui me ütleme, ei ole pattu, me ei ole eksinud, siis me petame ennast. Aga kui me oma patud tunnistame, on tema ustav õige nõnda, et ta annab meile andeks me patud ja puhastab meid kogu ülekohtust, kõigest. Aga siin on üks selline keeruline moment ja see on psühholoogiliselt väga keeruline moment, kui ma pean tunnistama endale ja Jumalale ja võib-olla kellelegi teisele veel oma pattu. Me oleme tegelikult seal ka pinges, sest see on pingehetk. Ma olen korduvalt seda oma elus kogenud, et kui ma olen julgenud selles astuda selle sammu, sealt paadist välja, sinna ebamugavustsooni, sinna, kus tegelikult ma pean toetama usule, mitte enam oma sellele senisele enesekuvandile või millele iganes, et siis on hakanud asjad juhtuma. Ma olin 16-aastane noormees, kui ma pühendasin oma elu täiega Jeesus järgimisele ja teenimisele ja nii edasi. Ja vaat järgmisel päeval Jumala püha vaim toob mind punkti, kus ma saan aru, et ma olen kogu aeg oma isale, kellest ma väga lugu pean, tegelikult ülevalt alla vaadanud. Kuidagi üleolev olnud tema suhtes. Ja Jumala vaim ütleb, et mine oma isa juurde, tunnista seda talle üles. Ja seda oli õudselt raske teha. Minna oma isa juurde ja öelda, et isa, ma olen olnud sinu suhtes ebaõiglane, üleolev, ülekohtune.
aga ma julgesin selle lõpuks astuda ja läksin isa juurde, ma panin põlved maha, me kallisime. Ja teate, ma ei ole kogenud mitte kunagi varem enne seda ja mitte kunagi ei ole see enam ära läinud, see ülim lähedus oma isaga, kes mind väga armastab ja kes hoiab mind, sest me oleme nagu ühel lehel nüüd. Aga teate, veel suurem on taevane isa. Võib-olla sa olnud Jumalal üldse seljaga. Võib-olla sa oled vaadanud talle kõõrdi. Võib-olla sa oled kuidagi tundnud, et need asjad ei ole niimoodi, nagu sa oled mõelnud ja uskunud. Aga kui sa täna ütled oma taevasele isa, ma olen eksinud. Aga anna mulle andeks. Ma tahan olla sinuga ühel lehel. Ma ei taha, et mitte miski on minu ja sinu vahel distantsiks. Siis su elu muutub. Ja see suhe taevase isaga võib olla nii lähedane kogu elu, mida sa ainult unistad siiamaani. Jaa. See lähedus on päriselt seda väärt ja tungime sellesse koos, sest et Jumal ootab. Amen.